Mida ühiskond mehelt ootab? Mida ootab mees ühiskonnalt? On järgmise ettekande sisu, no kui siin taas nii meelelahutuse külje pealt mõelda, siis mida ühiskond mehelt ootab? Mõni arvab, et see siis peaks olema suur must see džiip, 20-aastane blondiin ja äge nutitelefon, midagi taolist. Mida mees ühiskonnalt ootab, et jätke mind rahule. Las ma olen, nagu ma olen. Väga vägivaldsed vastused praegusel hetkel siis suhtekorraldaja Jaanek Mägi tuleb ja annab tegelikult konkreetsemat seletust, miks sa sellise pooleldi intrigeeriva küsimuse see õhku viskasid. Ma ei tea, kas see on sinu pealkiri või siis sul anti see ette. Nii ära. Tere kõigile. Kohe leian selle ülesse. Loomulikult alustame küsimust sellega, et mida ühiskond mehelt ootab, sest see, mida mees ühiskonnalt ootab, see on Eestis ja ka mujal teise järgul. Ja Ühendriikides on üldse olnud selline huvitav diskussioon, et kõige rohkem diskrimineeritud elanikkonna grupp ongi tegelikult valge mees, selline keskealine umbes nagu mina. Eestis on keskealine inimene selline, kelle vanus on üle 39 eluaastani, et ma näen siin keskeast või natukene vanemaid inimesi päris palju. Jaapanis on see natukene kõrgem, seal on 44,9. Aga vaatame siis, mida ühiskond mehelt ootab. Esimene asi on loomulikult, et ta peab olema terve, sest haigest mehest ei ole mitte kellegile midagi kasu ja kui me vaatame, milliseid probleeme me ühiskonnas enamasti välja toome, siis need ongi seotud sellega, et äkki mees teeb oma tervisele liiga. No äkki ta töötab liiga palju, äkki ta joob liiga palju, äkki ta on liiga depressioonis, äkki kas ta süda on terve ja üldse kuidas nende asjadega on. Ja see mure ei ole seotud mitte sellega, et sellel mehel oleks endal tore olla, vaid see mure on seotud põhiliselt sellega, et kuidas siis ühiskond hakkama saab, sest paraku mitte ainult Eesti ühiskond, vaid enamus lääne ühiskondasid samamoodi tugineb mehe tööle. Et me räägime mingitest emotsionaalsetest väärtustest justkui ka mehe puhul. Kui analüüsida natukene laiemalt kas või ajakirjanduses ilmunud pealkirju, siis me jõuame kiiresti järeldusele, et mehel ei sobigi rääkida näiteks tunnetest, armastusest, mitte ainult oma naise, vaid oma laste, oma isa ja ema vastu. See ei ole kohane. See on see, mida Annes siin enne välja tõi. Siin pildil on Ott Kiivikas, keda ma isiklikult tunnen, kes on väga tore ja terve mees. Loomulikult mees peab olema tark ja andekas. Sellepärast, et rumala mehega ei ole mitte kellelgi midagi peale hakata. Kui me vaatame ülikoolide lõpetanute statistikat, saame teada, et 2/3 ülikoolist lõpetavad naised. Ja sellest on tekkinud selline tunne, nagu Eesti oleks täis lolle mehi, kellega ei ole mitte midagi peale hakata. See muidugi ei vasta tõele, sest uuringud näitavad teiselt poolt ka seda, et mees on ainult enam-vähem ühe intelligentsed ja seda muuseas ka Eestis. Nii et, aga siiski, et kust tuleb see ootus, et mees peab olema tark ja andekas? Sellepärast, et võib-olla mõni loll ja andetu mees tahaks ka, et tal oleks tark ja andekas naine hoopis. Et lolli ja andetut meest ühiskond ei vaja. Naised ei vaja, keegi ei vaja. Aga seda, et ka naised peaksid olema
targad ja andekad, sellest me muidugi rääkida ei taha või täpsemalt öeldes sellest rääkida ei sobi. See on midagi ebakohast. Siim Kallas on teatavasti meil tahab presidendiks saada, ta ütles selle välja, tema on võib-olla poliitilises mõttes üks selliseid Eesti suurkujusid, kes on kõiki ameteid pidanud välja arvatud presidendi oma. Ja see tarkus ja andekus ei väljenda muidugi ainult võimuambitsioonis, vaid see võib väljendada ka filantroppias või ärilises andekuses, nagu seda on teinud Anne Stanner, kes on tore, tubli Eesti mees. Ja vanemas eas on ta muuseas avastanud ka selle, et tegelikult ka lapsed on väga toredad, et ta on neid siin kõrges eas, minu jaoks kõrge iga on kõik, kes on minust vanemad, saanud neid päris mitu tükki. Ja viimane oluline asi, ma tegin ühes diskussioonis sellise ettepaneku, et minu arvates tuleks kõikidele Eesti meestele teha ettepaneku, et minge tööandja juurde ja öelge, et palun vähendage minu palka 40%. Sest teatavasti umbes 40% on see väidetav sooline palgalõhe ja Eesti ühiskond saaks sellest oluliselt, hakkaks kergem kõigil kohe. Kas te kujutate ette, mis juhtuks siis, kui Eesti mehed saaksid 40% vähem palka? Nad ise läheksid, teeksid ettepaneku, ütleksid näiteks, et teeks näiteks niimoodi, et ainult Keit Pentus saab täispalka valitsuses. Ansipid, Ligid, Reinsalud, kõigil võtab 40% maha, kuna nad on mehed. Küsimus on selles, kes siis karjuma hakkab. Mürki võime võtta, karjuvad naised. Sellepärast, et tegelikult me ei kujuta ette, millist tagajärge see perekonna majanduslikule heaolule annab. Ühiskond ootabki mehelt mitte seda, et ta saaks naisest rohkem palka, vaid et talt saaks koorida võimalikult palju makse. Aga võimalikult palju makse on võimalik koorida ainult nendelt meestelt, kes teenivad võimalikult palju. Järelikult see ootus on ka riigi poolt. Aeg-ajalt ma mõtlen, et ükskõik millist ühiskonna kriitikat keegi teeb. Et kelle nimel ta räägib? Kelle nimel räägib näiteks soolise võrdõiguslikkuse volinik, kui ta teeb üldistusi kõikide meeste ja naiste tööandjate suhtes? No, mina võin öelda, et mina ei ole ühtegi naist palgaliselt diskrimineerinud ja olen andnud 20–30 naisele viimase 10 aasta jooksul tööd küll. Minu nimel ta küll ei räägi. Tegelikult see üldistus on ju puhas vale ja laim. Ja täpselt samasugust valet ja laimu on ta ajanud 10 minu tuttavate ettevõtjate kaela, kes leiavad täpselt samamoodi, et nende kollektiivis sellist erisust ei ole. Nii et jättes naiste teema kõrvale, siis ootused mehele on ühiskonnalt erakordselt kõrged ja mees peab olema tippsportlane elu lõpuni. Ja kui Erika Salumäe müüs oma medaleid, siis tuli teemaks päris palju ka seda, et kuidas tippsport kurnab. Kuidas väga paljud tippsportlased, toodi näiteks ka Aavo Pikkuus ja teisi, kuidas ta tegelikult võtab tervise läbi. Aga mehe puhul ma võin teile kinnitada, see tippsport ei lõppe ära selle hetkega, kui te saate esimese medali. Teilt nõutakse 2., 3., 4., 5. Ja see on selline üldine sotsiaalne surve, mille puhul sa ei ole tark ja andekas, kui sa selle sotsiaalse survega kaasa ei lähe. Ja siis sa tegelikult ei kuulu selle ühiskonna, ütleme, sellise armastatud gruppi hulka. Ja paraku ma olen kokku puutunud ka oma lähiringis päris paljude inimestega, sugulastega, kes oma eluga üldse hakkama ei saa. Ja kui ma natukene mõtisklen, et miks nad hakkama ei saa,
siis kindlasti üks põhjus on olnud ka mingitel hetkedel, ma ei ütle, et see on kogu aeg nii, aga mingitel hetkedel olnud sotsiaalne surve ja pettumine selles, et ma ei saa sellega hakkama. Ja loomulikult moodne mees ei ole enam selline, kes saab ühe naisega 7 last. Nagu see on enamus ühiskondades, mis on primitiivsed. Nigeerias on see tänagi niimoodi, Hiinas oli see 1940-50 ennem ühe lapse poliitikat. Tegelikult on moodsat meest ikka rohkem vaja doonoriks. Ja seda ma võin ka öelda, et see on kindlasti väga paljude meeste jaoks oluline stressi allikas. Et näiteks oma tutvusringkonnas, ma ei tea, Margus Punab võib pärast täiendada, võib-olla see üldistus on meelevaldne, aga võib-olla mitte. Et kõige hullem asi, mis mehe seksuaalsusega võib juhtuda, on see, kui ta peab tegema last. Ja täna teeme, homme teeme last, ülehomme teeme last, täna ei tulnud välja, homme ei tulnud välja, proovime veel. Ja see on päris naljakas, et kui keegi pihib sulle, siis järelikult see probleem tema jaoks peab olema väga suur. Nii et võib-olla mehed ei olegi seksuaalselt nii hüperaktiivsed, kui ühiskond seda üritab seda muljet jätta. Võib-olla see üldse ei vastagi tõele. Olgu. Oli selles esimeses mõtteavalduses võib-olla natukene irooniat, aga teises ei ole. Teises on puhas rõõm. Esiteks, loomulikult tahab mees olla vaba. Tanel Padar rääkis mulle, kuidas ta 30-ndates eluaastates käib keskkoolis ja kui tore see on. Kas Tanel on sellepärast rumal, et tal ei ole keskharidust või mõni teine? Kas ta on vähem intelligentne? No vaevalt. Kindlasti mitte. Võib-olla mehele antakse võimalust elada sellist elu, nagu ta tahab elada oluliselt vähem kui naisele. Võib muidugi väita ka täpselt vastupidist. Aga üldiselt surub ühiskond ju meile peale aru saama, et mehed saavad teha kõike, mida nad tahavad, kogu elu, ja naised peaaegu mitte midagi, peavad kasvatama lapsi ja nii edasi. Aga vähem räägitakse sellest, et ka mehed tahavad lapsi ja tahavad ka neid kasvatada. Ja see pole üldse halb ja kurnav ja stressi rohkem. Ja lastest võib olla oluliselt rohkem rõõmu kui mõnest kaatrist või muust asjast. Ja minu vanuses meeste puhul on selline huvitav asi, et neid, kellel siiani ei olnud, need on kõik endale muretsenud need lapsed. Nad on isegi teinud seda tööd sellise innuga, et mõnikord on tulla pihtima, et see on olnud väsitav ja raske, võib-olla just vanusest tulenevalt. Teine asi on see, et tahaks olla normaalne. Ja ma mõtisklesin, et milline see normaalne olek minu jaoks tähendab. Ja miks meediast on jäänud tihti selline tunne, et kõik kohad on täis informatsiooni, milline on normaalne mees, aga kuskilt me ei leia infot, et milline on normaalne naine. Siis ma jõudsin järeldusele, et normaalne mees on see, keda naised normaalseks peavad. Kuid naised on kõik normaalsed. Ja võib-olla see tuleneb natukene ka sellest, et suur osa sellest ajakirjadest, mis on niisugused eneseabi ajakirjad, et kuidas paremini suhtes olla, kuidas kiiremini kondoomi peale tõmmata, kuidas, kõik need pealkirjad, mida te olete ju näinud, et võib-olla
kõik nende ajakirjade toimetajad ei ole normaalsed. Mulle tihti tundub, et ei ole. Et mind need teemad üldse ei puuduta kuidagi. Aga kui ma midagi muud ei näe, siis mul tekib kahtlus, et äkki mina ei ole normaalne. No mis alati muidugi võib nii olla. Ja loomulikult kokkuvõtteks ma tahan öelda, et tegelikult ei oota mees mitte kellegilt mitte midagi muud, kui ta saab olla lihtsalt tema ise. Ja mis see tema ise tähendab? Ei ole vaja ei naistele, ei meestele, ei lastele, kellegile peale suruda mingit stereotüüpe. Asjad kujunevad, kulgevad ja me jõuame ikka selle lõppsihini välja. Elu on erakordselt lühikene aeg, kui vaadata ajas tagasi. Aga ta võib olla pööraselt pikk, kui me vaatame ajas edasi. Ja meil kõigil on risk, et me võime elada ka 100-aastaseks. Mõned siin päris 100 veel ei ole, aga lähenevad sellele. Ja selle riski juures ongi see, et kui me teeme kõike seda, mida teised meilt ootavad, siis suure tõenäosusega me kas hävitame ennast, nagu ootame käitume selle reegli järgi, mida ühiskond meilt ootab. Või siis teine variant, et hävitame teisi. Ka see on võimalik. Aga kui me jääme iseendaks, siis ma arvan, et igas mehes, on see Eestis või mujal, on palju rohkem helgust, siirust ja võib-olla isegi mõttepuhtust, kui me seni oleme ette kujutanud. Aitäh! Aitäh, Janek Mägi!